Sometimes it feels like we're stuck in the same place. The world keeps moving at a faster pace. Hopsti hei! Kunagi oli Eesti Energial selline logo või vapp. Pilt võib öelda rohkem kui 1000 sõna. Elame maailmas, kus ilma elektrita ei oleks elu või õigemini oleks täiesti teistsugune elu. Selles videos mõõdame ja räägime veidi kõrgepingeliinidest. Olgu siis liinid või tavalised elektriaabid kodus, elektriseadmed, kodumasinad ja nii edasi. Tehiselektrit ilma elektromagnetväljadeta ei eksisteeri. Eestis on 3 põhilist liini: kõrgepinge, keskpinge ja madalpingeliinid. Kõrgepingeliinist saab kõik alguse. Miks kasutatakse just kõrgepinget? On 3 põhilist põhjust. Mida kõrgem on pinge, seda väiksem on voolu tugevus sama võimsuse ülekandmiseks. Väiksem vool tähendab omakorda seda, et saab kasutada peenemaid traate, elektrijuhte, et saab läbida pikki vahemaid, samuti ka vähendada kuumenemist suurte võimsuste puhul. See kõik omakorda on seotud Ohmi seadusega, võimsuse valemiga ja takistusega, sest takistus on alati liiga palju või teisisõnu takistus on liiga suur. Kui vähendada pinget, siis sama võimsuse ülekandmiseks suureneb vool ning kasutada tuleb jäbedamaid juhtmeid. See siin on 330 kilovolti ehk 330 000 volti kõrgepingeliin. Lihtsalt selgituseks, et kõrgepinge, keskpinge ja madalpinge on madal sagedus. Eestis on meil 50 hertsi. Elektromagnetväljade puhul mõõdame erinevaid sagedusi. Kõrgepinge ei ole kõrgsagedus, vaid madalsagedus, nagu ka keskpinge ja madalpinge. Esimese mõõtmise teen siis 50 meetri kauguselt. Kasutan siis kalibreeritud mõõteaparaati, õigemini analüsaatorit, mida saab ka kasutada teadusuuringutes ja laborites. Et umbes 50 meetri kaugusel on meil siis elektriväli kuskil 200. Et see võib ka kõikuda +–5 üles-alla. See analüsaator on väga tundlik aparaat ja korjab üles ka liinides olevad rämpssagedused ehk siis rämpselektri. Nüüd olen liinist umbes 100 meetri kaugusel. Ja siin on kuskil 18–20 ja kuna me silmaga ei näe ja kõrvaga ei kuule seda elektrivälja, siis kasutan näitena ühte sellist aparaati, mis on tegelikult mänguasi, see ei ole mõõtja, aga see on nagu raadio ja me saame kuulata, siis seal liinist tulevad seda elektrimüra. Ja liigun edasi siis 200 meetri peale. Olen siis 200 meetri peal ja vaatame, mis näitab. Meil on siin kuskil 6-7. Mina siis lähtun Saksa ehitusbioloogide suunistest, et magamiskohtadel madalsageduslik elektriväli peaks jääma 0,3 kuni 1,5 vahele. Ja tänapäevaks on olemas sadu, võib-olla isegi tuhandeid teadusuuringuid, mis on seotud siis kõrgepingeliinidega ja inimesed, kes siis elavad kõrgepingeliinide läheduses. Ja oleneb majast, kas maja on ühekordne, kahekordne, võib-olla ka kolmekordne. Et mida kõrgemalt mõõta, siis seda suurem on väli. Aga huvi pärast teen ka 300 meetri kauguselt mõõtmise, et kunas see väli siis ära kaob. Olen nüüd siis 300 meetri kaugusel ja vaatame, mida mõõtja näitab. 1,7, vahepeal oli isegi 2. Võrreldes sellega, et alguse mõõtmiste käigus oli näha, et väli kukub iga 50 meetri tagant päris märgatavalt, siis 300 meetri tagant võiks arvata, et väli oleks juba olematu. Aga ei ole. Teen ühe mõõtmisega 400 meetri pealt, et huvi pärast, et mitmesaja meetri pealt saaks siis alla 1,5, nagu Saksa ehitusbioloogide suunised ette näevad. Et olen nüüd siis 400 meetri kaugusel ja vaatame, kas saame alla 1,5 ja vaatame, mida näitab analüsaator. Ja on alla 1,5, kuskil 1,5 vahepeal.
et selle kõrgepinge sarviku väli on tuvastatav 400 meetri kauguselt liinist ja jääb siis kuskil 1-1,5 vahele. Ja kuulame ka selle väikse miniraadioga, kas see liinimüra on kosta siia. Ja liinimüra on täiesti olemas ja kuulete igasugused krõbinad ja krabinad ja kribinad. Seda võib ka nimetada rämpselektriks, mis on elektrivõrgus lisaks 50 hertsile. Mida siis kokkuvõtvalt öelda, et kui ikkagi elad kõrgepingeliini lähedal, circa 300-400 meetri raadiuses, siis on võimalik teha kodus mõõtmised, sest ka kui kodus on tavaline elektripaigaldis ehk tavalised elektrikaablid, siis on elektrisüsteemi elektriväli pluss kõrgepinge elektriväli. Ja kodus siis on võimalik mõõta ka kõrgsagedust ehk mobiilmastid ja nii edasi ning leida lahendus, et kodu oleks puhas ja tervist toetav keskkond. Ole teadlik, ole terve!